Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikust, kell on 7 minutit 11 läbi 25. veebruarist. Me läheme eetrisse digitunniga, räägime tehnoloogia uudistest, nii et mina olen saatejuht Hans Lõugas ja Henrik Roonemaa teine saatejuht. Nagu ikka, meil on täna 2 külalist stuudios samuti, kellega me räägime pikemalt ja põhjalikumalt tehisintellektist. Need on siis Madis Plooman ja Kristjan Korjus. Aga enne veel, kui selle teema juurde lähme, mis on toimunud maailmas, on hakatud tegema volditavaid telefone ja me räägime 2 esimesest mudelist, Huaweilt ja Samsungilt. Hansul on, kui me Samsungiga jätkame, Samsung S10 Plus on jõudnud siia ja saame talle siis otsa vaadata ja küsida, kuidas tal läheb. Ja Nokia on välja toonud telefoni, kui milleski muus enam järgi ei jõua, siis on pandud 5 kaamerat külge ja pildistavad kogu aeg. Ja volditavad telefonid ei lõppe sellega, sest ka LG-l on oma volditav telefon peaaegu. Ehk siis nagu aru saate, selline uudiste ülevaade Barcelona mobiilikongressi uudistest ja nagu öeldud, saate teises pooles räägime tehisintellektist. Digitund. No nii, eks siin oleme tükk aega, kuu 2 juba oodatud, et mingisugused volditavad telefonid välja tuuakse. Huawei Mate X, nagu X-täht või on see 10, ei tea, Apple läheb seda 10-na, hiinlased tähendavad X-ina äkki, on väljas, mis maksab $2600 ja Samsung koreaalselt tõid välja Galaxy Foldi ja see on nüüd hulka soodsam, selle saab ainult vist $1900 eest, $1980, nii et jääb natuke taskusse ka veel. No käibemaksu sa pead sinna otsa panema, eks? Ja need on USA hinnad, jah. Kõiksugu vahendustasud. Me räägime ikkagi umbes 2000 eurodest alates. Vähemalt, ma arvan. Kui sa tahad telefoni voltida, rohkem kui 1 kord, siis vähemalt 2000 eurot. Neid veedetavad saab päris palju voltida, ei tea. Ja huvitav on see, et vähemasti seda Huaweid ei ole antud ajakirjanikele voltimiseks kätte. Ja Samsungi oma ei ole Euroopas minu meelest üldse näidatud, vaid see üritus oli Ameerikas ja Ameerika ajakirjanikud vist said seda voltida, aga meie siin vanas Euroopas ei ole veel saanud. Ja põhiline küsimus on kohe, et kas see on lihtsalt selline prototüüpne, öeldakse kaugklaasi tagant ja kõik või ei. Aga need tulevad ikka müüki tulevad. Euroopas tuleb see telefon müüki Samsungilt, kui ma nüüd õigest aru saan, 3. mail. May 3rd on eesti keeles 3. mai, nii et loodame, et lubadus peab paika ja Huaweilt pidi tulema ta müüki aprillis. Jah, no need on mõlemad selles mõttes suhteliselt ühesugused tooted, et kui nad on kokku volditud asendis, siis on tegemist ütleme sama suure telefoniga, kui praegu on suur telefon. Ja kui sa lahti voldid, saad teise samasuguse ekraani juurde, nii et ta läheb siis peaaegu ruuduks või selliseks ruudulaadseks hästi suureks ekraaniks. Omaette küsimus on, kas kellelgi maailmas on seda vaja? Mailis tundus arvavat, et ei ole vaja. Ma vist arvan, et ei pea telefone tingimata kokku ja lahti voltima. Mis nad aku kestvuse kohta ütlevad? Ei ütle midagi, selles Huawei's on 4500 mAh aku sees. Just, kui kõige rohkem läheb üldse telefonis energiat ekraani elus hoidmise peale ja nüüd sul on seda ekraani topelt. 3-kordselt. Ja 3-kordselt sellepärast, et Samsungil on 3 ekraani, Huawei'l on 2. Nad on natuke erinevad selles mõttes, et nii, aku mahtuvus on palju? 4500 oli Huawei'l. No, sa ei saa, see on ikka, seda on täitsa piisavalt, ma arvan. Põhiline küsimus. See on nagu mikroon juba ikkagi. Aga palju ta kaalub? Seda ma ei tea, kas seda on välja ei tea, aga me suudame nagu eeldada, kui palju ta võiks kaaluda selle järgi, et kui paks see telefon on. Kui sa valid selle ruudukujulise asja kokku, saad nagu 2 tavalist telefoni, see oleks väga paks, aga numbrid ütlevad, et ta oli vist 11 mm. Ja tänased need telefonid on kuskil 8, nii et natuke läheb otsa, aga mitte 2 korda ei lähe otsa ja Huawei suudab ennast voltida niimoodi, et vahet nagu ei jää. Et voldid kokku ja siis sul ongi üks selline latakas. No see kõik on nii palju, kui me oleme videotest näinud ja klaasi tagant on näidatud, veemalt on näidatud. Ma vaatasin paari sellist lähivõtet, korraliku optikaga fotograafidelt kohale võtnud selline spioonifoto, et kui lähedale lasta, siis kaugelt ja lahti volditud. Juba enne, kui see telefon üldse on kuskil üles, hakkas tunduma, et see voltimiskoht nagu lainetab natukene ja hakkab seda äkki nagu käima. Ma seda 10 000 korda voldin ja närviliselt nagu koosolekul istud klõpp. Võib-olla sa siis saad 2 telefoni endale. Ja siis tuleb 1-2. No ma ei tea, mina olen tegelikult üsna positiivselt üllatunud selles mõttes, et nad suutsid selle teha ikkagi nii õhukeseks ja et nad suutsid selle teha nii, et seda voltimisjälge ei
noh, et kui sa voldid telefoni kokku, et siis sinna õhuvahet peaaegu et ei jää. Et selles mõttes ma olen üllatunud ja mulle tundub vähemasti neid pilte vaadates, jätame kõrvale selle hinna. Jätame kõrvale selle, et see on esimese põlvkonna toode mingis täiesti uuest tehnoloogiast. See ei ole mõeldud ostmiseks. Ma arvan 99,9% inimestest. Keegi ei osta ka seda sellise hinna ja äpid me ei tea, mis töötab, mis ei tööta seal. Kas tekib mingi standard, kas äpi arendajad hakkavad leiutama sinna ümber, et mis sa siis teed selle suure pildi peal nüüd, et vaatad Facebooki laiemalt või et seda me ka nagu praegu ei vaja. Aga puhttehnoloogiliselt mulle tundub see nagu väga kihvt ja see, et sa võtad taskust välja millegi, mis muutub suuremaks ekraaniks ja saad näidata näiteks kohtumisel või koosolekul või kuskil, kus sa oma äriasju ajad, midagi suurema ekraani pealt, et see mõte mulle ei tundu küll enam üldse nagu halb. Ma ei tea, mis te arvate, kolleegid? Ma lihtsalt mõtlema seda, et täna ju inimestel on suurem ekraan ka, eks ju, et tahvel on olemas ja telefon on olemas. Aga tahvel ei mahu taskusse, see on tema tahvli põhine probleem. Ma just sinna nagu üritasin oma mõtetega jõuda, et kas see nüüd tähendab seda, et tahvlite pealt tõmmatakse veel omakorda siis ressursse kuidagi maha ja üritatakse siis ühe seadmega hakkama saada, mis on selles mõttes ebaloogiline, sellepärast, et nagu palju toredam on ju müüa 2 erinevat seadet klientidele, selles mõttes müüa ühte. Ei, nad hakkavad müüma 3. sul on tahvel ja volditav telefon. Tahvel, volditav telefon ja tavaline telefon, et see tuleb üks toode juurde. Aga muidu trend on küll selles suunas, et inimesed on järjest mobiilsemad ja liiguvad rohkem ja enam ei kanta isegi laptop'e kaasas, need on liiga suured ja üle poolt ostudest tehakse telefonist ja nii edasi. Et tundub, et lihtsalt laptop ka kaob ära koos tabletiga ja jääbki ainult selline asi. Mina arvan ka muide. Oota, aga ma mõtlesin välja ideaalse seadme just, on siis telefon, mille voldid lahti, on tahvel ja siis voldid sealt alla klaviatuuri sinna külge. Sul on selline origami on põhimõtteliselt. See ongi origami. Iga kord, kui sa kuskil tahad midagi kasutada, siis kulutad 10 minutit voltimiseks. Need on, mis lastele meeldivad, need multifilmi kangelased, mille nimi on kus autost tuleb robot. Transformerid. Ehk siis Transformer seadmed on meie tulevik. Ei oota, LG proovis ühte Transformer seadet. Kas see oli nüüd aasta või 1,5 tagasi? See, kus sa said nagu klotsidest kokku panna endal selle telefoni. Ja siis pärast seda nad läksid meie regioonist minema. Jah, täpselt. Sellega vist ei läinud väga hästi. See on konkreetne seos. No eks neid katsetusi on palju, ma mäletan, paar aastat tagasi olid, kui Samsung, LG ja teised tegid painduvaid telefone. Telefoni nagu banaan, siis sa võisid vajutada vastu lauda sirgeks, ta läks jälle kaarda tagasi. Ja see oli nagu möödunud tuulahiil, et kas nendest volditavatest seadmetest siis tuleb praktiline levik. Mina olen ettevaatlikult optimistlik ja selle sama asja pärast, mis Kristjan ütles, et mul endal on kogu aeg see küsimus, kui ma lähen hommikul näiteks tööle, mul ei ole enam ammu harjumust võtta kotiga 2-kilost läpakat kaasa, ega isegi kotti kaasa, sest mul lihtsalt ei ole seda vaja. Aga samas ma päeva jooksul mitu korda tunnen seda, et ma peaks tegema midagi, mille jaoks ainult telefon on liiga väike ja kõnnin paar korda päevas Apple'i poest mööda, mõtlen, et kas ma nüüd lähen, ostan iPadi. Iga kord ma jõuan järelduseni, et aga see ei aita mind edasi, sest mul on ikka kotti vaja. Mul ei ole kuhugi panna teda. Ehk et kui mine tea, ma ei ütle täna, et kõik peavad minema ostma neid asju, aga ma näen seal seda probleemi, mida ta reaalselt lahendab. Et mul on midagi, mis mahub taskusse, aga samas vajadusel ta on suurem. Ma arvan, et see ei ole 2019 teema kindlasti see voltimine, aga vaatame siin paar aastat edasi. Kui nad saaks oma hinnataseme 1000 eurost allapoole ja siis me võime juba rääkima hakata. Ja, ega see kindlasti tulebki ju. Vaata, kas 1000 eurost allapoole, mulle tundub, et see piir vist on nagu ületatud, et alla 1000 euro ikka üldse enam telefoni, isegi tavalist nagu keegi ei mõne ikka nüüd saab. No mõne veel saab. Kui pingutad. Jah, aga et me hakkame kohe sellest Samsungist rääkima, see on, ma ei tea, see ütleb, on 4000, eks ole. Et ma arvan miskipärast, et nende volditavate telefonide selline realistlik hinna siht tuleb sinna kuhugi 1,5 juurde. Ütleme 13,99, 12,99, midagi sellist. Ja kui sa mõtled, et sa ei pea ostma siis tabletit ega laptopi sinna kõrvale, siis tundub milline sääst, jah. Raha on maast leitud, jah, kohutav kokkuhoid on sündinud. Nii et vaatame, mis sellest saab. Aga iseenesest on ju tore, et on tehtud, üle tükka on ikka tehtud midagi uut. Mida ei olnud veel eelmisel aastal olemas. Ja selle mõttega lähme pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. No nii, oleme tagasi digitunniga eetris ja räägime aktuaalsetest teemadest. Muide aktuaalne meil vahel ära mainida seda, et praegu käib veel e-hääletamine, kes ei tea. Meil on eetris esmaspäeva hommikul on ju, kolmapäeval kella 18-ni saate oma hääle anda, vaja on arvutit, internetiühendust.
ja paljud inimesed on muidu seda ka juba teinud. Ma hakkasin mõtlema selle peale siis, kui ma nädalavahetusel aitasin paari inimest, et kuidas see nüüd tehniliselt käib. Ja see ju midagi väga keerulist ei ole, et lähed valimised.ee ja tõmbad endale valija rakenduse ja paned käima. Aga siiski inimestel tekkis küsimusi, et kuidas see nüüd käib, mingisugune fail tekkis, mis ma teen sellega. Eriti Macis see on natukene keeruline, et sa saad selle faili ja siis see mounditakse sulle kuhugi külge ja siis sa pead leidma selle koha, kuhu ta on moundit, ühesõnaga. Ja siis ma hakkasin hommikul otsima, et kuidas meil see tehniline tugi on valimistel lahendatud. Ja üllatavalt keeruline oli leida fakti, et Riigi Infosüsteemi Ametil on infotelefon või selline abitelefon, kuhu võib helistada. Ja see on 631-6633. Et kui sul on probleeme, helistad 631-6633. Nagu avalehel all vasakus nurgas. Ei, aga seal ei ole suurelt kirjas, et tegemist on mingi abitelefoniga, et palun helista meile, kui sul on probleem. See on asutuse telefon. Mina ei oska sealt küll välja lugeda. Okei, sa mõtlesid, et see on nagu mingi sekretär võtab vastu ja kas te tahate ennast kandidaadina üles seada või midagi, okei. Aga et nii on öeldud, et ma leidsin kus mingi uudis, et võib helistada. Ja siis ma mõtlesin, et inimesed ikka saaks valida, siis ma teen kodaniku algatuse, kui kellegi on probleeme. Mina soovitaks esimesena helistada siis 631-6633 asjatundjatele. Kui keegi miski pärast tahab, võib helistada ka mulle. Aga see, mis siin on juhis Maci operatsioonisüsteemi kasutajale? Kõik asjad on olemas, aga et ühesõnaga, kui keegi tahab, otsige, ma tegin Facebooki postituse ka, minu kontaktid on seal olemas, et ma nii palju kui avatud on liin, et selles mõttes, et kui ma vähegi saan kõne vastu võtta ja vähegi oskan aidata, siis lihtsalt selle nimel, et Eesti inimesed valiksid. Minu meelest on väga tähtsad, et inimesed käiksid valimas, siis ma aitan. Aga et ülitehnilistes küsimustes ma olen minu käed jäävad lüükeseks, et proovige ikka esmalt helistada asjatundjatele ja siis kui mingi pärast on soov, siis võib vabalt ka mulle. Aga miks me helistame? Ma vaatan praegu neid samu juhendeid, mis on siin valimised.ee lehel. Mis sul nende vastu on? Ei, mul ei ole nende vastu midagi, aga inimestel on ikka alati mobiilioperatoris, inimestel meeldib helistada. Ei, vastupidi, inimestel ei meeldi helistada. Inimestel ei meeldi. Aga ärge siis helistage. Mina pigem tahaks kiita neid, kes on pannud siia valimised.ee lehele. Ja see ongi väga okei juhend. Linuxile, Windowsile, Macile. Et siis helistage Hendrikule. Ma ütlen vahele seda, ikka sinna infoliinile kõigepealt, aga et 2 aastat tagasi valisime kohaliku omavalitsusi, tehti rekord, interneti kaudu anti 133 000 häält. Ja praegu, esmaspäeva hommikul on antud 122 000 e-häält Riigikogu valimistel. Nii et oleme, ma arvan, rekordi kursil igatahes. Mingi valiga. Ja ilmselt lõpupoole see hääletamine hoogustub. Võiks olla küll nii. Nagu ikka. See on pöördvõrdene, kui maksudeklaratsioonid vist tehakse kõigepealt esimese sekundi jooksul kõik ära, et siis valimistega vist äkki on vastupidi. No kes teab. Aga läheme edasi. Pöörame korraks tagasi nende telefoni juurde, mis on päris telefonid, mis on päriselt Eestis olemas, müügile tulnud. Mida saab osta ka. Inimesed kindlasti tahavad väga osta. Samsung Galaxy S10 koos oma sõsaratega nüüd eelmine nädal tuli välja, meil on siin olemas S10 Plus. Ma olen siin paar päevakast seda kasutanud ja võin öelda, et see on selline telefon, ei ole volditav ega midagi, on samad kõige vingamad uuendused, mis on juba praegu standard. Kui ma panen telefoni tööle, hakkab siin üleval blinkima väike sensor, mis minu nägu tuvastab, näotuvastus kui lahti teha, siis on sõrmelugejad telefoni küljes nagu näha kuskil pole, see on klaasi sisse pandud ja ilus suur telefon. Ja mis siis kokkuvõttes öelda? No, ma juba ootan põnemusega. Ilus telefon on. See on ainus asi selline väga subjektiivne hinnang, mida öelda, et Samsung on kuidagi teinud telefoni, mis mõjub väga sümpaatselt. Esimene tunne, kui ta kätte võtsin, on, et ta kuidagi väga õhuke, kerge ja selline suur. Ja samas numbrite poolest, ega ta nüüd ei ole, ma võrdlesin siin konkurentidega, see on 7,8 mm paks. Huawei parim on siis Mate 20 Pro, mis on terve millimeetri paksem ja iPhone XS Max on näiteks sama paks täpselt. Ta ei ole tegelikult kuidagi eriti konkurentidest parem, aga jätab sellise mulje, et midagi on nagu sellist kerget ja õhulist. Kaalub natukene vähem kui teised, ekraan on sama suur, 6,4 tolline ja hind, nagu ma siin enne mainisin, hakkab samast liigast peale, 1000 euro eest alates, kuni siis saab osta ka lausa sellise terabaidisi telefoni, mis maksab 1600 eurot. Väga mitte midagi üllatavalt hea telefon. On kokkuvõtt. Jah, mul on ikka raske vaadata selle telefonile otsa ja mitte näha seda asjaolu, et aasta aja pärast ostame me seda telefoni poole odavamalt. See on selline lõpmatu õnnetus, mis käib nende Androidi telefonidega kaasas. Õnn ja õnnetus tarbija jaoks muidugi tore on ju. Mitte ainult Androidiga, Apple'iga samamoodi ju.
kas ei nii palju iPhone ei ikka kuku? väga hinda ei kukuta üldse peaaegu. Mis juttu ta ajad, iga Uus kord, kuud kui pärast. uus mudel, lihtsalt uued mudelid tulevad nagu harvemini, iga kord, kui Ei uus tule, mudel välja iga tuleb, aasta lähevad, tuleb ju. iga kord, kui tuleb uus mudel välja, lähevad vanad mudelid lähevad odavamaks. 100 poole euro odavamaks. võib-olla. Mine vaata, mis hinnas 100 iPhone X-i praegu saad. Ei saa poole odavamalt, ei saa 500 euroga. Seda sa ka tõenäoliselt poole odavamalt ei saa. S9 saab juba poole odavamalt, S9 saab mingisugune alla 500 euro, ma arvan. Võib-olla mitte teie poest. Ma tean, internetis on mitu kohta, kust saab. Ma panin konkureerivad, mis selle Samsungi põhirivaalid on praegu, et siis on XS Max on ju, selle hinnad hakkavad 1280 eurost. No see on see värske mudel Apple'il on ju, pole senti kaotanud hinnas. Ja siis Huawei'l on Mate 20 Pro, mis tuli välja nüüd sügisel ka üle 1000 euro ja juba praegu on kukkunud 170 eurot hind. Praegu saab 830-ga. Et see on selle Androidi maailma, see on tõsi elu, fakt, et ära osta kohe, kui tahad telefoni ja oota natukene ja saad. Kohe ei tasu ühtegi telefoni osta. Juba sellepärast, et esimese kvartali sa kogu aeg tead tarkvara uuendusi, kus nad parandavad neid vigu, mis paratamatult iga uue mudeliga kaasa tulevad. Nii et. Aga S10, S10 Plus ja S10e on 3 varianti, mis siis välja tulid. Ja tegelikult on veel üks 4, S10 5G. Et sinna oodatakse siis seda, kui pannakse need 5G võrgud tööle, ma ei tea, millal teil hakkab 5G võrk tööle? Mis päeva see on? Ei no 5G võrk juba Rotermannis on olemas, aga ma parem küsime, et mis sa teed 5G-ga selles telefonis? Ma ei tea, tõesti. Aga Samsung tahab, et ma ostaks. 5G telefon oli vist kõvasti üle 1000 euro. Ja no enne ma tahaks teada, mida keegi tahab teha telefonis 5G-ga. Kohe tuleks võrk ka siis, kui keegi ütleks, mis nad teha tahavad sellega. Nii kui võrku ei ole, siis on ka väga keeruline öelda, mis me sellega teeme. No aga mõlemad pidin. Kõigepealt tuuakse võrk ja siis vaadatakse. Ma tahaks 2 telefonist üle rääkida, no räägi. Pausile. Nokia 9 Pure View 5 kaameraga. 5 kaamerat on sees, 2 pildistavad värviliselt, 3 mustvalgelt. Ja siis kui sa vajutad pildistamise nuppu, siis nad teevad kõik korraga pildi ja sulatavad selle siis üheks eriti detailseks ilusaks pildiks kokku, mis kui sa rood pildistad, siis võtab aega 10 sekki telefoni peal. JPEG puhul on kiirem. Ja kuna protsessor võimaldab ainult kuni 3 kaamerat korraga juhtida, siis nad pidid sinna eraldi mingisuguse chipi külge panema, mis ka ülejäänud 2 kaamerat suudaks ära juhtida. Aga Nokial kunagi oli see Pure View ja fotograafid räägivad siiamaani sellest väga heldinult. Erilist müügiedu ta ei saavutanud, aga pildid olid mega head. Juba see esimene Pure View oli selline, et kui sa teed pildi, siis ootad tükk aega, kuni see salvestab. Aga no ühesõnaga nüüd on siis uus tulemas, et kes telefoniga palju pildistama peab, siis tasub silmad lahti hoida. Ja Sony Xperia 1 tuleb välja, et Sony on ka ikkagi veel telefoni maailmas olemas. Ja nemad tegid siis 21.9 ekraani suhtega, külje suhtega telefoni, mis põhimõtteliselt tähendab eriti pikk ja eriti kitsas. Nagu joonlaud. No põhimõtteliselt nagu joonlaud, ja me täpselt ei tea, mille jaoks ta vaja on. Siin ütlen küll mina, et ma ei saa päris täpselt aru, mille jaoks ta vaja on. Et letil silma torgata, kõrgem telefon teistest on. Nagu pult, pigem nagu mitte joonlaud, vaid nagu telekapult siis. Ma arvan, et see ka on volditav. Päris hästi voldtab kokku. Selle võiks kokku rullida. Või rullitab, ei tea. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. No nii, ja läheme digitunniga edasi. Lubasime rääkida tehisintellektist. See on selline hea koond sõna, kõik on juba kuulma meediast, tuleb jälle selline ilus ümargune jutt. Ei, tegelikult ei tule, tegelikult on väga konkreetne jutt sellepärast, et miks on Kristjan Korjus siin ja Madis Plooman siin ja järgmisel nädalal, on mul õigus, 7. märts on järgmine nädal juba, on Tallinnas selline kokkusaamine, kuhu tulevad kohale vist kõik, kes sellest vallast üldse midagi lähedalt teavad maailmas. Ehk siis tulevad kohale inimesed Netflixist, Microsoftist, Amazonist, Spotify, Nvidia, Lyft, rääkimata kõik Eesti kõige kõvemad startupid ja räägitakse siis tehisintellektist lähemal sellisele üritusele nagu North Star AI. Ja ütleme ära, et reklaam see ei ole, sest sinna konverentsile keegi enam ei pääse, uksed on kinni pandud, tabalukk on ees, piletid on välja müüdud, on ju. Et see ei ole selles mõttes, me räägime, et tulge nüüd sinna, ei saa sinna. Aga mis seal suletud uste taga siis toimub? Miks need üle kogu maailma, ikkagi tehnoloogia maailma tipud Tallinnasse tee leiavad? Jah, hea küsimus. Kuidas te need saite siia?
olen ise tegelenud tehisintellektiga juba 10 aastat ja olen väga palju käinud eri kohtades konverentsidel kõikides maailmajagudes peaaegu. Ja üks asi, mis neil konverentsidel väga palju häiris, oli see, et on 2 tüüpi konverentse. On sellised väga teaduslikud konverentsid, kus arendatakse väga nagu fundamentaalsel tasemel tehisintellekti ja need on hästi populaarsed ja need on juba mitukümmend aastat toimunud. Ja siis on siuksed ärikonverentsid, kus kõik haibivad, et AI is the next future, siis on mingid DJ-d ja muusikud ja šampus voolab ojadena. Kumb siin see on, mis Tallinnast tuleb, kas šampusega või teadlastega? Ja mitte kumbki ja see ongi vist selle kõige tähtsam asi, miks meil nii hästi selle korraldamisega läheb, et see konverents on mõeldud arendajatele. Et arendajad räägivad arendajatele, et kuidas siis päriselt sa igapäevaselt seda tehisintellekti nagu teed ja siis seal hakkavad hoopis nagu võib-olla vähem seksikad teemad olema tähtsad, kuidas sa andmetega ringi käid, kuidas sa neid päriselt tootena lõpuks serveeriti klientidele, kuidas sa korraldad meeskonnatööd, et seal on kõik siuksed detailid, et kuidas see päris tehisintellekti päris ettevõttes arenduses ikkagi käib. No aga ma ikka kohe selline terminoloogia küsimus, et kas sellisel konverentsil saavad inimesed kokku, kas omavahel üldse kasutatakse sõna tehisintellekt või AI inglise keeles või te ütlete seal masinõppe ja mingid hoopis nagu... Ma arvan, et me kasutame sõnu ikkagi nii, nagu nad on õigesti mõeldud, et AI on artificial intelligence, mis tähendab siis tehislikult tark süsteem ja see võib olla iga tark süsteem, et sa kirjutad lihtsalt mõned targad laused või su isegi kood võib olla väga rumala, kui see süsteem näeb tark välja, mis liigub, siis me juba ütleme selle kohta tehisintellekt, et see ei tähenda, et ta peaks olema fundamentaalselt kuidagi ägedalt tehtud. Iga jumala süsteem, mis näib natukene tark, mida rohkem ta tark on, seda rohkem on ta tehisintellekt. Aga masinõppe on siis nagu väga konkreetne selle ala, kus siis see algoritm õpib andmetest ja saab andmete abil paremaks ja saavutab võib-olla siis tulemusi, mida isegi programmeerija ise ei suuda leiutada, sest ta saab nagu ütleme üliinimlikke võimeid ja nii edasi. Ja sa ise tegeled Starshipis, eks ole, selle asjaga juba päris jupp aega. Too lihtsalt mingi näide, et need on ratastega kastid, mis sõidavad mööda tänavat, eks ole. Mis see AI osa selles kastis on näiteks? No väga suur, esiteks AI, nagu jälle see terminoloogias on kõige laiemas mõttes on kõik selles kastis AI. Sensorid, mootorid, kõik tarkvara komponendid, seal jookseb mingi 50 programmi sees, mis omavahel suhtlevad ja üritavad siis aru saada maailmast ja sellest tekib käitumine, et see kõik on nagu AI all. Ja konkreetselt see teine termin, mida me kasutasime masinõppe, et masinõppe juppe on ka seal 50 või 100. 50 või 100, täpselt. Noh, see oleneb masinõppega siuke pidev protsess, et kui sul on nagu kood ja sa ühte parameetrit seal optimeerid nagu andmete vastu, et kas siis on masinõppe ja mõni ütleb, et ei ole, et see on nagu oleneb, kuidas sa täpselt defineerid seda. Ja seal on siis kõik siuksed keerulisemad asjad, mida ütleme lihtsalt programmeerides on natuke raske lahendada, näiteks tõmba autole kast ümber, pildi peal tõmba autole kast ümber. See on üks asi, mida on lihtsalt koodi kirjutades raske saavutada ja siis siukseid asju lahendatakse masinõppega. Ma olen mingi viimased aasta aega, kui ma olen sattunud Eesti riigi ametnikega ja nende inimestega kokku, kes riigisektoris nende küsimustega tegelevad ja üldse tuleviku küsimustega, et siis see AI või see kratt, nagu seda Eestis nimetatakse, et see jutt käib ikka hommikust õhtuni söögi alla, söögi peale. Et hästi tugev suund on, mulle tundub riigisektoris selle peale, et me peaksime seda tehisintellekti ja masinõpet kuskil riigi protsessides, süsteemides kuidagi oluliselt jõulisemalt kasutusele võtma, et see on selline Eesti uus võimalus ja uus arenguhüpe, mis tuleb teha. Oskad sa mingeid näiteid tuua, mis see olla saab näiteks või mida nad suudaks teha? Ma arvan, et selle peale mõelda, sellega tegeleda on väga tähtis, see on tõesti üks kõige tähtsamaid, kõige rohkem kasvavaid majandusharusid ja see võimaldab automatiseerida olukordades, mis on keerulisemad, et varem me suutsime ainult automatiseerida mingites tehastes, aga nüüd me suudame järjest rohkem tulla igapäeva keskkonda tänavatel ja tuppa ja nii edasi. Ja see kindlasti muudab ülipalju kogu ühiskonda ja see on tähtis. Ja mulle tundub, et kõige rohkem võib-olla saabki toetada nende valdkonnade arengut ja sellele võiks minu arust kõige rohkem keskenduda. Aga kratt sõna esialgu loodi nagu siukse nagu abstraktsemalt ja nagu võimsama ideena, et võiks üldist tehisintellekti reguleerima hakata. Ja see tundub mulle küll, et on natuke nagu ennatlik, et meil ei ole veel nii suuri asju ja et me võiks kõigepealt hakkama saada kitsamalt näiteks isejuhtivate autode regulatsiooniga, mida me siiamaani pole suutnud teha.
et me võiks kõigepealt nende asjadega hakkama saada ja siis hakata mingi abstraktse teoreetilise superintelligentsete kõikide süsteemidega üldiselt lahendama. Et võiks nagu keskenduda ja mitte ette reguleerida ja mitte segada seadustega. No, sa ütled, et see ikkagi veel ei paista, et meil on kuskil Eestis on üks arvuti, mis teab kõike. Ei, kindlasti mitte. Ja, aga see ei ole ka riigi kreti töörühmade eesmärk sugugi mitte. Ja ka nende õiguste töörühm jõudis täpselt sellest samasse kohta, et tegelikult ei ole vaja mingisugust eraldi kreti seadust, vaid on vaja võib-olla kohandada erinevaid seaduseid, mis meil täna juba olemas on. Ehk siis see, mis juhtus isesõitvate autodega Eesti teedele jõudmisega, see oli vist aasta või 1,5 tagasi. No sellest on aasta 1,5 möödas ja tegelikult on ka need töögrupid väga palju kaugemale jõudnud. Aga ma vastan ise sulle, mis minu arvates on kõige ägedamad asjad, mida riik juba teeb. Pria on see, kes seda sama pildituvastust kasutab siis satelliidipiltide pealt hindamaks juhul, kui sa taotled toetust, ütled, et võt ma niidad seda heinamaad. Et kas sa päriselt niidad? Kas sa päriselt niidad? Jaa, päriselt. Ja nad teevad seda Kopernikuse satelliidipiltide pealt ja ükski inimene ei pea kohale sõitma vaatama, kas on niidetud või mitte. Ja samamoodi teine asi, mis läheb natuke nüüd Starshipiga sarnaseks või ma ei tea, Taxify'ga isegi sarnaseks. Nad loovad algoritmi selleks, et ennustada, kus kohas peaksid olema liikluspatrullid. Selleks, et tegelikult on võimalik enam-vähem ette ennustada, kus kohas midagi juhtub. Ehk siis politsei ja pääste oleks siis nagu sündmuskohtadele lähemal. See hakkab Minority Reporti juba vaikselt meenutama. Juba auto sõidab välja. Aga näiteks lihtsalt, kui sellest samast mõttest kinni mõtlesid, et ma ei tea, kui me tekitaks mingi süsteemi ja ütleks talle, et siin on Tallinna liiklusskeem, fooride ja kogu värgiga. Tee nii, et see oleks praegusest 2 korda efektiivsem. Juhi neid foore. Et kas see oleks näiteks midagi, mida võiks nimetada siis tehisintellektiks või masinõppeks? Tehisintellektiks kindlasti, sest kõik asjad, mis on targad süsteemid, on tehisintellekti alla lähevad. Ja ma arvan, et see on võimalik küll ja seda tehakse ka. Hiinas on mitmeid linnu, mis seda juba sarnaselt teeb ja edukalt. Aga meil on natukene Euroopas sellega nagu keerulisem, seal on mingid privaatsuse probleemid ja autode jälgimise probleemid. Aga kindlasti on see võimalik ja kindlasti oleks sellest nagu kasu. Selliseid alasid tõenäoliselt ükskõik millisesse sektorisse see peab üldse olema mingi riigi asi Eestis, vaid igaüks võib oma ettevõtet vaadata võib-olla selle küsimusega. Kui on andmeid, siis sa saad neid andmeid targalt ära kasutada, jah? Aga saab, kui palju selles on nagu haipi praegu sees? Kõik sellest räägivad ja kõigil on tunne, et mul on ka siin väike autopesula, et äkki peaks ka selle AI kuhugi siia panema. No ma vastan selles mõttes nagu kõigepealt ja siis Kristjan vastab enda pilguga. Mina ei ole andmeteadlane ja mina olen selle maailmaga seotud kui tellija siis selles keeles. Ja mina ütlen, et need konverentsid tõepoolest, mis on olemas, on kohutavad, sellepärast ka tellijal ei ole seal mitte midagi teha. Ehk nii, mis on hästi suur põhjus, miks me ka Elises oleme hästi avalikult rääkinud nendest projektidest, mida me teeme, sellepärast, et nagu jama aetakse kohutavalt palju. Aga see ei tähenda seda, et praktiliselt neid lahendusi kasutada ei saa, saab küll lihtsalt. Äkki see peaks käima seal konverentsil, kus šampus voolab. Ja ei, no ma olen käinud mõnes sellest, see on õudne, sellepärast, et sa tuled sealt tagasi, sa ei saa mitte midagi sellest, ehk siis tegelikult vaikselt hakkab tekkima nagu siis selliseid case studysid pigem või mingisugust kogemuste jagamist, kus päriselt räägitakse, kuidas neid asju teha, millised on realistlikud ootused ja millised ei ole. Näiteks Northstar AI-l Spotify räägib, kuidas nad kasutavad tehisintellekti, et seda otsingut paremaks teha. Kui sa paned mingi loo sinna sisse, kuidas ta kombineerib kõiki sinu eelmisi laule, mis sa kuulanud oled, sinu asukohta, sinu sõpru, kuidas ta seda kõiki kokku paneb nii, et annaks sulle kõige paremad soovitused, et sa ei leiaks täpselt selle, mida sa otsisid. No aga ma mõtlesin, Google on seda teinud juba, ma ei tea, 20 aastat. Aga küsimus ongi selles, et Google'is töötab 100 000 inimest, et kus sa seda kuuleksid, et mida nad teinud on, kuidas nad seda teinud on, et selliseid konverentse nagu on olnud natuke vähem ja nüüd see on üks võimalus kindlasti, kus seda saab nagu kuulda. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Nii, lähme digitunniga edasi ja rääkisime sellest, et järgmisel nädalal tulevad Eestisse umbes kõik ettevõtted, kes maailmas üldse on kõige paremad tehisintellekti tegemises ja hakkavad siin midagi arutama. Selle ürituse raames Northstar AI konverents on ka startupide võistlus, mis on siis Eesti ettevõtetele mõeldud või üle maailma? Üle maailma ikka. On nii, lähiriikides, no me eeldame lihtsalt, et siia tuleb enamasti lähiriikides. Kas seal saab teha vahe, et meie oleme nüüd see tehisintellekti startup, aga need vennad seal teises firmas, nemad ehitavad siis nagu käsitsi vanakooli tarkvaraga, kus ei ole mingit masinõpetega intelligentset, mingit lolli seda startupi. Ikka saab vahet teha. Saab, jah? Seda vahet saab teha. Kellele see konkurss mõeldud, keda te ootate sinna?
No seekord need 10, kes pääsevad pitchima, on ikkagi need, kellel mingisuguses osas on masinõppe mingisugune algoritm kasutusel vähemalt. Ehk siis nimetame siis targemaks tehnoloogiaks. Ei nii ei saa öelda, et okei, targem tehnoloogia, aga masinõppe mingisugune komponent peab olema kasutusel. Lihtsalt sellepärast, et see käib selle Northstar AI põhimõttega kokku. Millega ma olen väga nõus. Mulle väga meeldis see mõte, et see startupi track sinna tekib sellepärast, et minu arvates eelmisel aastal juba oli väga äge nendel samadel inimestel, kes ongi masinõppearendajad ja tekitadagi selline väga spetsiifiliselt arendajale konverents. Nüüd see, mida mina tellija poole esindajana tunnen, on see, et see tootestamise pool on ääretult oluline. Ehk siis ääretult oluline on teha see fancy ja natuke hype ja selline natukene keeruline terminoloogia, kõik need lahendused selliseks, et mina kui see väike autopesule, täpselt nii nagu Hendrik siin enne küsis, et ma saaksin sellele mis iganes rakenduse või mis iganes teenuse keegi mulle pakub kasutusele võtta nii, et mina ise ei pea olema andmeteadlane. Nii et mina ise ei pea aru saama, mismoodi need asjad käivad. Jah, mul peavad olema digitaalsel kujul andmed olemas suure tõenäosusega selleks, et see kasutada. Aga ma tahan, et see asi oleks tootestatud ja mina kui tellija oleks ka pildil siis, kui selle peale mõeldakse. Ja see on see pool, mida ma väga loodan nüüd nende 10 startupi esinduses siis nagu näha, kus see pool oleks ka lõpuni läbi mõeldud. Kas seda saab tootestada, et see kõik on niimoodi? Või nüüd ettevõtted on nii erinevad, andmed on nii erinevad, eesmärgid on nii erinevad? Ei, muidugi väga palju on väga võimsaid uusi ettevõtteid maailmas, mis öeldakse nagu AI first, et nagu nende keskne asi on nagu tehisintellekt, et ilma nende moodsate tehnoloogiateta seda poleks võimalik teha. Mingid ettevõtted, kes teevad näiteks, ma ei tea, arstiplatvorm, et sa suhtled ainult nagu esialgu tehisintellekt arstidega, kõik on tasuta ja siis teevad seda näiteks Aafrikas kuskil või siis kas või Starship, kes teeb isejuhtivaid masinaid ja ilma selleta see lihtsalt ei ole võimalik. Ja nende ettevõtete kohta võiks öelda, et nad on nagu AI first ettevõtted, et see on nagu seal väga tähtis asi, et see ei ole lihtsalt, et võib-olla natuke teeme midagi paremaks, et ilma selleta lihtsalt on võimatu. Nii et selleks on see üritus siin Tallinnas tehtud ka, et need ettevõtted kokku kutsuda? Põhiline eesmärk on ikkagi see, et me saaksime rääkida inimestega, kes päriselt asju teevad, et endal oleks tore, räägid kolleegidega Euroopast ja maailmast, kes ka päriselt igapäevaselt teevad tehisintellekti, arendavad ja see on selle põhiline eesmärk. Ja võib-olla meie isiklik missioon on veel see, et me üritame vähendada talendi puudujääki Eestis, et kuna tehisintellekt on kõige tähtsam ala meie arust lähitulevikus ja selle jaoks on kõige tähtsam inimesed, kes seda teevad, et Eesti oleks palju võimsam, kui on palju rohkem inimesi, kes seda hästi oskaks ja siis me ise levitame infot esiteks, aga ka kutsume väljast lähiregioonides siia inimesi, kes siis võiksid ka siia jääda. Mis selliste inimeste ettevalmistus peaks olema, et kust tulevad need AI-d oskavad inimesed, kui ma saan IT-hariduse mõnest Eesti kõrgkoolist, on juba okei või ei ole? Jah, täitsa okei on, sest ega see palju on seal tavalisi oskusi, natuke matemaatikat, natuke programmeerimist, natuke niisama mõtlemist, kirjutamist ja siis natuke peaks ikkagi ise olema midagi rohkem fänn olema kui see, et mis ainult ained koolis on, aga koolis on ka Tartu Ülikoolis väga mitmeid tehisintellekti aineid ja see on päris heal tasemel. No see tundub kõrvaltvaatajale selline hästi müstiline maailm, kui mälu ei peta, siis ka sina kas kooli ajal tegid ühe projekti nende videomängudega või? Jaa, tegin. Kus arvutile anti ette videomäng ja ei öeldud isegi, mis mängu eesmärk on, vaid öeldi, et ma ala Super Mario hakka mängima ja et kui kiiresti ta siis nagu päriselt sai aru, et mis tähendab võit ja kui kiiresti ta õppis seda mängima paremini kui ükski inimene suudaks seda elu sees mängida. Ja see tundub väga õudne, kui seda sellist inimese jaoks ikkagi välja kutsuvat asja vaadata, et kuidas arvuti teeb. Et kus seal need piirid on, kas sina seda maailma lõppu juttu usud või usu? Seal ilmselt on küsimus nendes perspektiivides, aga ütleme, et need igapäevased rakendused, mida me saame kogeda, on kas või kõnetuvastus, et mina ikka väga tihti räägin oma telefoniga juba ja see sai ainult paremaks tänu sellele, meil tekkisid sügavad neurovõrgud, mis on üks masinõppe algoritmide liik. Juba see kõlab ka vastikult. Ilma selleta ei olnud see võimalik, aga nüüd see on väga heal tasemel ja maailma parimad sellised algoritmid on paremad, kui mina ise olen inglise keele arusaamisel ja nägemisel või kuulmisel nagu. Et see on nagu kindlasti muljetavaldav, et algoritm saab keelest paremini aru kui mina. Ja see on igapäevane rakendus ja samamoodi on igasuguseid muid siis detaile igal pool, mis hakkab olema ja on. Et see arvuti mängimine on võib-olla pigem nagu hea õppekeskkond, et seda on hea teaduses teha, sul on hea neid koodi jagada, sest arvutimäng on kõigil sama, teised teadlased saavad seda katset korratas, neil on sama arvutimäng, et see on, ma arvan, hea platvorm nende asjade arendamiseks ja sealt tuleb palju kiire areng ja võimas teadus tuleb sealt välja.
aga need igapäevased asjad on minu arust veel ägedamad. Aga on seda õige teadvustada, et noh, et see on ju selline, kuidas öelda, ehitusvahend või lähenemine või metoodika, see tehisintellekt, sellega saab nii häid asju kui ka kurja asju ilmselt. Jah, sama on nagu tarkvara arendamine on ju, et on lihtsalt üks viis tarkvara arendada, mis on võib-olla nagu mingis mõttes võimsam, sest sa suudad ju luua programme, mis on üle sinu võimete. Aga nagu lõppkokkuvõttes on see lihtsalt automatiseerimine, et seal ei ole midagi erilist, et need probleemid ikka tekivad ilmselt muude asjadega esialgu, nagu mingi ebavõrdsuse kasv, sellepärast et üksikud ettevõtted saavad liiga rikkaks ja mingid, ma arvan, sellised probleemid on esialgu tähtsamad. Aga kauges perspektiivis jah, siis on nagu asi veits kahtlasem ja hapum. Aga see lühikese perspektiivi asi on ju ka, nagu sa juba tegelikult ise mainisid praegu, seda ma tahtsin küsida, et need inimesed, kes teil järgmine nädal kokku tulevad, helgemad pead selles valdkonnas, need oskavad teha asju, mis mingid rumalad inimtööjõu jätab nagu vajadused, et meie vajadus igavate korduvate ülesannete sooritamist. See on kindlasti selle kogu eesmärk ja asi on automatiseerida lihtsaid töid, et see ongi see kõige tähtsam asi. Üks asi on automatiseerida, siis kuna see muutub üliodavaks, saad ka seda rohkem kasutada. Et sarnased asjad kunagi ajaloost on olnud nagu elektri leiutamine ja auto leiutamine ja raadio leiutamine ja et sa oled nagu mingeid inimesi sellega teinud töötuks, ma ei tea, ajalehe poisse vähemaks või mingid tüüpe, kes puithalge vedasid ühest kohast teise hobusega, siis kui sul elekter on, siis sa ei pea seda enam tegema nii palju. Et iga tehnoloogia teeb kedagi töötuks ja see ongi selle asja eesmärk, et siis me saame teha ägedamaid ja võimsamaid töid ja saame lihtsalt tööd jätta masinatele. Aga kui palju me peaksime seda värki sinu arvates nagu kontrollima või ette muretsema, et kas sa näed pilti, et mõne aasta pärast, ma ei tea, jookseme me siin mööda Tallinnat lendava roboti eest ära, kes meid taga ajab ja karjume ei. Ma arvan, et esialgu see ei ole nagu kõige tähtsam, et meil on suuremaid probleeme, et pigem on ju ebavõrdsus viimase mingi 60-70 aasta rekordtasemel ja see tekitab juba poliitilisi probleeme ja et sa seda puhttehnilist probleemi ikkagi ei näe, et tuleb mingi robot lajatab pähe sulle? Jah, aga see on raskem võib-olla siin nagu lokaalsel tasemel meil mõelda, et aga kindlasti NATO-de ja ÜRO-de tasemel peaks ka mõtlema sõdade ja siukeste asjade peale. Ja meil on ka küberkaitsekeskus on ju, mis on päris äge. Aga mul tundub, et riigi tasemel tuleks nagu rohkem tegeleda inimeste ja nende aitamisega ja nendega kaasamisega ühiskonda. Pluss mulle tundub, et ükskõik mida me siin räägime või muretseme või muretse, aga suhteliselt kindel on see, et me inimkonnana seda sammu tegemata vist ei jäta. Seda ei panda kasti tagasi. Juba käivad ka, sellepärast et nendele samadel ettevõtetel on ikkagi väga konkreetne vajadus automatiseerida neid ülesandeid, et meil ei ole töökäsi piisavalt, kes tahaksid neid tööülesandeid teha, aga samas need tööd tuleb ära teha. Ja muide selle sinu lendava roboti puhul mul on alati väga hea mõelda, et meil on selle puhul rohi olemas. Täpselt sama tehnoloogia. Suudame siis leiuta, meil on piisavalt nutikad inimesed, kes leiutaks meie kaitsmiseks lendavad robotid. Me kõnnime mööda linna ringi ja sul on isiklik selline ihukaitserobot on kogu aeg õljub kaadus. Ükskõik kuidas siis välja näeb, aga põhimõtteliselt küll me hakkama saame. Ja väga populaarsed on startupid ja ettevõtted, kes teevad tehisintellekte, mis kaitsevad kübersüsteeme. Et sa nagu üritad automaatselt aru saada sisse tulevatest rünnakutest, mis on väga sobilik asi jälle tehisintellektile, sest seal on mingid keerulised mustrid on ju, mida on inimesel võib-olla raske reaalajas jälgida. Vot selline keelhoiatus järgmise nädala osas, siis targad inimesed tulevad kokku, räägivad tarka juttu ja aitäh. See on tõesti väga ohtlik sündmus on Tallinnast tulema. Katsuge eemal hoida, kes saab. Nii et aitäh kuulamast teile ja järgmise nädalani. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.